kuule, aga siis läksid sinna välismaale, said teadmisi, midagi väga valesti ka tegid alguses või, kui ise tegema hakkasid? Täitsa puusse ka panid millega? No ikka jah, et ma ei tea, kas me sellest hakkame nüüd rääkima, aga ei, no tähendab... Ära õpi teiste vigadest mitte. Ikka jah. No mis algul võib tuksi minna, no? See, et sa hakkad kiiresti tegema. Et sa nagu lähed hooga selle põhuga edasi. No näiteks tegime majakest ja plaan oli, paberi peal oli kõrval, et missugune see siis välja näeb, kuidas me siis seda ehitame. Ja siis käin ümber maja, vaatan, et huvitav, et tagaseinast kuidagi kõrge sein ja siin aken ei pidanud olema. Ja vaatan plaani pealt, et jumal hoidku, siin ju kempsu aken oli siin samas kohas ja plaanitud panna ei olegi. Keegi on nagu hooga neid pakke sinna ladunud ja ei saa öelda, et ma ise olin, aga võib-olla olin ise ka seal. Ja kurjam aknaraam oli seal kõrval, näha, et see sinna läheb, aga ta oli seal ununenud suure hooga, nii et igal juhul seda akent seal ei olnud, seda akent ei tulnud. Me võtsime natuke lahti siis seina ja tegime ikka akna ka sinna. Aga suure hooga võib juhtuda nii, et jah, sa unustad akna panema. Et see on täitsa praktiliselt läbi tehtud. Oota, see ei olnud kolmes põrsakeses, kus akent ja ust ka ei olnud. Keegi saad sisse ka veel. See oli kilplastel. See oli kilplastel, just. Jah, kilplased ei teanud põhu oitsist midagi. Krofid lähevad kihi haaval, et nagu tort. Jah, et sa paned ühe kihi ära ja siis ta peab ära kuivama. See biskviit, eks ju, ja siis hakkad sinna panema. Põhku millegiga immutama pritsi ei pea. Ei, jah, sinna jääb otse krohv külge. Võib-olla koogiga võrreldes on see vahe, et kook on nagu pikali ja põhusein on nagu püsti. Et siis sa pead nagu panema... Ütleme, seda vahukoort peabki ka väga õhukeselt panema, sest sul on keerulisem peale määrida seda kreemi. Hakkab sealt alla vajuma. Tuleohutus selle, kuidagi tundub, et põhk, oi, põhk on seal lähedal, et kui sinna on see tegelikult ei ole midagi hullu, sest et põhk on pressitud kokku, see on nagu tema võit. Et kui ta on kokku pressitud, siis seal sees hapnikku ei ole selles pakis ja kui ei ole lahtine põhk, siis ta ei sütti. Ühesõnaga teste on tehtud erinevates riikides, siis kuidas õhusein tulele vastu peab, et kui ta on õhukese savikrohvi kihiga juba krohvitud, siis tegelikult sein peab vastu seal kuni 120 minutit, mis on nagu väga hea tulepüsivus.